Griselda ja täna ma räägin sulle, kuidas teha videointervjuud. Algusest lõpuni. Lihtsalt ja üldse mitte keeruliselt. Et mul oleks sulle seda protsessi lihtsam seletada, viin ka ise läbi ühe väikese intervjuu. Intervjuu võib olla pikk või lühike. Keskenduda intervjueeritavale või siis hoopis mingile sündmusele. See võib olla ka arvamus. Suures pildis on aga videointervjuu põhimõtted siiski samad. Videointervjuuks läheb sul vaja intervjueeritavat, küsimusi ja loomulikult ka kaamerat ning mikrofoni. Pärast seda kindlasti ka aega, et kõik klipid omavahel kokku monteerida. Kõigepealt, et teha intervjuud, on sul vaja ideed, millest intervjuud teha. Mis on intervjuu teema? Kellele ja miks? Iga intervjuu alguspunktis on selle eesmärk. Mis teemal ja miks sa üldse soovid videointervjuud teha? Lisaks tee endale selgeks, kellele see intervjuu suunatud on. Kuidas see videointervjuu just sinu valitud sihtrühma kõnetab ja neile huvi pakub. Mina teen oma intervjuu kooli moeshowst. Intervjuu on fokusseeritud gümnaasiumiõpilastele, sellepärast et neile meeldib üritusi korraldada. Kui intervjuu teema on paigas, tuleb sul leida intervjueeritav. Et leida endale intervjueeritav, pead natuke otsima. Kes on sinu intervjuu teemal ekspert ja oskab sellest huvitavalt rääkida? Uuri erinevatelt inimestelt, keda sooviksid intervjueerida. Kas nad oleksid huvitatud videointervjuu andmisest antud teemal? Kui oled intervjueeritava leidnud, leppige kokku intervjuu aeg ja koht. Mina intervjueerin üht gümnasisti, kes oli eelmine aasta moeshow korraldusmeeskonnas. Kas sul on ühe intervjuu tegemiseks vaja vinget stuudiot ja kalleid mikrofone ja kaameraid? Tegelikult ei ole. Täiesti võimalik on filmida ka intervjuud nutitelefoniga. Oluline on, et video heli ja kvaliteet oleksid head. Kui heli on arusaamatu või pilt ujune, ei viitsi inimesed lihtsalt seda intervjuud lõpuni vaadata. Mikrofoni valikul eelista väikest lipsumikrofoni suurele mikrofonile. Miks? Sellepärast, et intervjueeritav tunneb ennast tihtilugu mugavamalt väikse mikrofoniga. Ta kipub selle ära unustama ja läbi selle on ka sinu intervjuu palju inimlikum. Kaamera ise peab olema kindlal alusel. Ära kasuta liialt palju suumi ning vaata, et valgus oleks neutraalne. Mina kasutan oma intervjuu filmimiseks kaamerat, lipsumikrofoni ja võtsin igaks juhuks kaasa ka lisavalguse. Enne intervjuud pead sa tegema ka natukene eeltööd. Mõtle välja, kellega sa tahad intervjuud teha ning valmis tuleb mõelda ka intervjuu küsimused, mis oleksid teemaga seotud. Kindlasti ära unusta, kus ja millal sa tahad intervjuud teha ning anna sellest kindlasti teada ka oma intervjueeritavale. Intervjuu läbiviimise koht on ülimalt oluline. Koht peab olema vaikne, aga samas ilus ning olema illustreeriv antud teemal, milles sa intervjuud teed. Mina valisin oma intervjuu kohaks kooli aula, selle sama, kus show toimus. Aga näiteks vahetunni ajal koridoris intervjuu tegemine ei ole kõige mõistlikum. Seal on vali ja palju rahvast. Kui tahad filmida avalikus ruumis, tee kindlaks, et sul on selle jaoks luba ning sinu tegevus ei häiriks teisi. Samuti ole veendunud, et sinu intervjuu koht oleks vaikne ja mugav. Intervjuu aeg on oluline. Näiteks, kui filmid päevasel ajal, saad kasutada ära naturaalset valgust. Samuti ei tasu ära unustada, et sinu intervjueeritav on omaette inimene, omaette ajakavaga. Planeerige ette intervjuu ja ajakava. Kui te olete arvestanud, et intervjuu tegemisele kulub 20 minutit, siis sa pead jõudma oma intervjuu tehtud 20 minutiga. Enne intervjuu algust käi läbi kõik põhipunktid, et intervjueeritav tunneks ennast mugavalt. Vaata, et tehnika oleks kõik paigas ja mikker korras. Kuna tegemist on videointervjuuga, tuleb vajadusel teha ka grimm. Selleks piisab tavalisest telepuudrist, et nahk ei läigiks. Kui kõik on intervjuuks valmis, ei ole muud kui sellega pihta hakata. Alustuseks võid küsida paar soojendavat küsimust.
et küsimustele vastaja tunneks ennast mugavalt ja harjuks kaameraga ning siis võid juba liikuda intervjuu juurde. Tere, Kristo! Tere, Kriseda! Mul on hea meel, et sa minuga täna kohtusid. Räägime moeshowst. Kuna intervjuu fookus pole sinul, väldi mitamist ja valjult intervjueeritava öeldule reageerimist. Lihtsalt kaasa noogutamisest pigem piisab. Mul on hea meel, et sa leidsid selle aja minuga täna natukene moeshowst rääkida. Mul on hea meel, et sul oli hea kogemus, mul on hea meel, et saite lennuga ühtsemaks. Mul on hea meel, et sa oled suurepärane korraldaja ja kõik vajalikud ülesanded said edasi delegeeritud ja show sujus. Ja aitäh sulle! Aga palun. Oluline osa videointervjuu valmimisprotsessis on ka montaaž, kus sa lõikad intervjuu ilusaks, lõikad välja pikemad pausid ja kohad, kus midagi läks nihu. Lisaks saad lisada videole tekste, pilte ja muud, et seda oleks visuaalselt huvitavam vaadata. Samuti saad timmida nii värve kui ka heli, muuta heli tugevust, lisada üleminekuid või muusikat või muid heliefekte, kui selleks on soov või vajadus. Põhiline, et heli oleks ühtlase tugevusega ja arusaadav. Kui intervjuu on valmis monteeritud, ei olegi muud, kui see õigesse formaati eksportida. Valmis video saada kindlasti ka oma intervjueeritavale. Lase tal see üle vaadata, et ta saaks öelda, kas ta soovib, et seal midagi muudetakse. Kui intervjueeritav on tulemusega rahul, siis on sul õigus video üles laadida. Ühesõnaga, üheks heaks videointervjuuks ei ole sul palju vaja. Sul on vaid mõni lihtne komponent. Teema, intervjueeritav, intervjuu asukoht, tehnika ja küsimused. Loomulikult ka oma aeg ja tahtmine, et see kõik kokku editida. Aga nii lihtne see ongi. Edu! Tšau!